Tere tulemast Musta kassi taro lugemise neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne veel ma tuletan teile meelde, et täpselt sellised kaardid, uue kaardipaki, ma loosin välja kõigi kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video, kus all te saate oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu me läheme nende kaartide juurde, mis teile siia välja on tulnud. No mis ma oskan öelda? Teie põlete siin kärsitussoovist asjadega peale hakata. Te olete nii tüdinenud sellest ootamisest ja tahaksite kohe härjal sarvist haarata. Et siin on sauade rüütel, kes ütleb, et hakkame pihta, mida me passime. Siis on siin karikate 4. No tema on nii tüdinenud sellest ootamisest. See on selline tüdimuse, tülpimuse kaart. Ootad ja ootad ja ootad ja ootad ja mitte midagi ei toimu. Ja miks ei toimu? Ei toimu sellepärast, et otsust ei ole veel tehtud. Millegi taga on asi praegu. Teil on siin järgmine on õigluse kaart. Õigluse kaart räägib seda, et otsus tehakse ära. Mille taga teil on? Kas teil on mõni leping allkirjastamata? On veel mingi juriidiline probleem kusagil, mis ei ole lahenenud ja mille järgi teie ootate? Siis nüüd see lahendus tuleb. Selle õigluse kaardiga õiglus pannakse maksma, ühesõnaga õiglus on teie poolel ja see lahendus tuleb ja te saate edasi hakata liikuma. Aga õigluse kõrval on müntide 4. Müntide 4 räägib sellest, et olenemata sellest, et õiglus pannakse maksma, teie ei taha kulutada. Teie ei taha kulutada ei oma energiat, ei oma aega ega oma raha. Et võib-olla see ka hoiab teid tagasi, et ei taha kulutada. No igal juhul asjad hakkavad väga kiirelt arenema. See tüdimus, mis teid nädala alguses oli, no see vahetub nädala lõpuks totaalse kiirusega. Sellepärast, et siin all on kiiruse kaart. Kiiruse kaart on sauade 8. See on kõige kiirem kaart taro kaardipakis. Asjad hakkavad väga kiirelt minema. Siin all on ka veel valikute kaart, mis on mõõkade 2. Vaat nüüd tuleb teha valik. Mõõkade 2 ütleb seda, et ei saagi edasi liikuda, isegi siis, kui need lepingud on alla kirjutatud ja õiglus on maksma pandud ja asjad on ära lahenenud. Te ei saa edasi liikuda, kui teie pole teinud valikut. Vaat see on selline kaart, et valik tuleb teha. Siin enam ei ole taganemisteed. Ja siin alumises reas on veel mõõkade kuningas. No mõõkade kuningas on selline, tema armastabki seadust. Tema tahab, et asjad oleksid korras. Et kui teil on see kannatamatu soov peale hakata, aga midagi on puudu, siis nüüd laheneb see ära. Ja mõõkade kuningas ütleb seda, et teeme ära, aga tema on struktuur. Tema on stabiilsus ja tema ajabki näpuga järge seaduses. Tema loebki need lepingud korralikult läbi, mis teil siin on võib-olla sõlmimata jäänud. Ja tema toel ja valikuid tehes asjad hakkavad kiirelt liikuma. Et vot selline segane olukord on teil siin, et kui nädala alguses on tohutu soov tegema hakata, aga on takistus ees, te olete nii tüdinenud sellest ootamisest, et ei tea, mismoodi asjad liikuma hakkavad, siis tuleb õiglus, asjad hakkavad liikuma, pannakse see punkt, mida te ootate, aga siis ei taha teie nagu enam oma aega, energiat ega raha investeerida kuskile. Istute oma rahahunniku otsas ja mõtlete. Aga mõelda pole siin midagi, tuleb valik teha, sest asjad hakkavad kiirelt liikuma. Ikka teie valitud suunas. Et tehke siis üks mõistlik valik. Ja oodake rahulikult. Kõik asjad hakkavad liikuma. Kui mitte sellel nädalal, siis lähitulevikus kindlasti. Sellepärast, et
sauade 8 on üks kiiremaid kaarte. Ja kõik sõltub meist endist. Mida me valime, kuidas me valime ja mida me siis ohverdame, kas me investeerime iseenda aega, raha või energiat. Kui see tundub teile tulus, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Ja kui te suudate ka lepingut korralikult läbi lugeda selle Mõõkade kuninga toel, kõik punktid kindlasti endale selgeks teha, et siis lähevadki asjad teile soovitud suunas. No mina soovin teile kannatlikku meelt oodata, kuni asjad hakkavad liikuma. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.